Ma arvan, et hea kodaniku projekt on näiteks inimene, kes toidupoes soovides loodussõbralikku tegu teha, loobub kilekotist, aga samal ajal näiteks ostab Hiinast siia lennutatud õunu. Ma arvan, et hea kodaniku projekt on staar, kes annab välja kalendri selleks, et toetada väärkoheldud lapsi, aga samal ajal kannab riideid, mille on valmistanud firma, kes kasutab Aasias lapstööjõudu. Ma arvan, et hea kodaniku projekt on näiteks ettevõte, kes annab pidulikult üle suure tšeki mingil heategeval otstarbel, aga samal ajal näiteks ei järgi võrdõiguslikkuse põhimõtteid oma töötajate hulgas. Hea kodaniku projekt on riik, kes annab välisabi mõnele vaesele riigile, aga samal ajal näiteks ei osta selle riigi kaupu, et luua selles riigis töökohti ja sel moel tegelikult vaesust vähendada. Hea kodaniku projekt on ka ühendus, kes näiteks korraldab talguid, et koristada prügi, aga kellel puudub igasugune adekvaatne plaan selleks, mida ette võtta, et olukorda muuta, et see prügi sinna uuesti tagasi ei tuleks. Võib-olla sellel põhjusel, et ta kardab, et niisugusel juhul kaob vajadus tema järele ja ta ei oska teises situatsioonis toime tulla. Ma ei taha selles mõttes neid inimesi või organisatsioone kindlasti halvustada, et need on head teod, selliseid talguid, heategevuskalendreid, annetusi ja väikseid keskkonnasõbralikke tegusid maksab muidugi teha ja neid maksab teha palju rohkem igal võimalusel, kus me näeme, et seda on võimalik teha. Aga kui me tahame ühiskonnas midagi muuta, siis ei piisa sellistest üksikutest headest tegudest, vaid selleks ongi vaja, et heaks kodanikuks olemine oleks meie mõtteviis. See oleks läbimõeldud tegevus, mis avaldub kõikides meie sammudes, mida me astume, kõikides sõnades, mida me ütleme, kõikides signaalides, mida me välja saadame.